no Joe, tulime sõbra Silveri, kes on praegu paljas, lehvita Silver, ja siis Krissu, kes on energiast täiesti tühi, istub. Tulime Järve MyFitnessit proovima. Normaalne saal, nagu MyFitnessid ikka, need on suht ühesugused kõik. Ja tegime rinna seljatrenni ära ja nüüd teeme natuke kerelihased peale. Ja näitame teile ka mõned harjutused, mis ei ole nagu kõige nagu levinumad saalides. Ehk siis klassikaliselt on pigem levinud harjutused, kerelihaste harjutused, kus lähed oma kerepingile ja pumpad seal dünaamiliselt liigutusi või teed siis jalgade tõsteid. Aga täna teeme siis rohkem staatilisi, mis mingis mõttes võib-olla on natukene funktsionaalsem, aga ühesõnaga räägime harjutuse kaupa. Nii, Sillu oled valmis. Esimene on siis meil suitcase carry on selle nimi, see on nagu siis, ma ei tea, mis on suitcase eesti keeles, Sillu? Nagu briefcase, ne? Mul ei tule see eesti keele nimi öelda. Ma ei viitsi, vahet ei ole. Nii, suitcase carry, ehk siis farmeri kõnd ühepoolse raskusega. Sillu, võtta see kätte endale. No võt, siis on huvitav ka ju. Nii, sul on rind kerene ees. Vii teine käsi külje peale, kergelt nurga alla, pinguta käsi rusikasse, ja käsi rusikasse, siit väga hea, vii veits lähemale kerele, vaat niimoodi. Selle mõte on see, et sul on kõrval käsi on pinges, sul on kergem natukene võib-olla koordinatsiooni ja stabiilsust hoida. Nii, ja nüüd ma räägin kiiresti, mis selle harjutuse mõte on. Mõte on see, et Silveril on siin sangpomm on käes ja gravitatsioon tõmbab teda siis ühele poolele alla. Ehk siis siit poolt nagu õlavöödet, siit mööda kätt tõmbab gravitatsioon alla. Ja tema kere on see ja kõhupõiki lihased ja kerelihased, kaasa arvatud tegelikult tuharalihased ja vaagna ümber olevad lihased on need, mis peavad stabiliseerima, staatiliselt hoidma vastu, et kere ei läheks nihkesse. Ehk me treenime siis kerelihased, kehatüvi ja sealhulgas tuharalihased kõiki koostööd tegema, et ühepoolse siis raskusega, puhka korra, et ühepoolse raskusega siis tugevamaks muutuda. Nii, aga ühesõnaga, siis me hakkame kõndima niimoodi. Ja selle harjutuse siis eesmärk on see, et kui tal on see ühepoolne raskus on, et kui Silver, ütleme, seisab sirgelt, tal tuleb siit nagu see nii-öelda üks joon on lülisammas ja terve kere, et siis kui ta hakkab nüüd kõndima, et siis ta ei kaldu absoluutselt mitte kuhugi. See, et tal see sangpomm käes on, jah, kere peab täiesti sirge olema. See, et tal sangpomm käes on, see on ebaoluline. Ehk siis põhimõtteliselt tema peab oma kere olema täiesti stabiilse sirge ja samal kui ta kõnnib. Ja kõndimise mõte tegelikult on see, et ta lisab ebastabiilsust selle harjutusele. Kere peab selle rohkem lihtsalt tööd tegema, et hoida kõik ühel joonel. Nii, Silver, mida võtta sangpomm? No, tuhar stabiliseerib, ta keskmine tuharlihas ja nii edasi hakkab sul niikuinii ise juba tööle, et hoida. Nii, ja hakkad rahulikult kõndima. Väga hea, rahulikult kõnnid. Võid oma teise käe veits madalamale tuua. Vaat nii. Rahulikult kõnnid. Ja samal ajal proovid isegi hoida kerelihased, hoia pinges, pingutama kerelihaseid. Kehatüvi stabiilne ja mõtled vaagna asendi peale ja kere asendi peale, et see kuskilt ei vaju mitte kuhugi. Väga hea. Ja niimoodi teemegi siukse ühe otsa kõndimist. Rahulikus tempos hoiad. Ära kaldu. Väga hea. Sul on kere on üks pulk, sirge pulk. Natuke veel. Väga hea, pane maha. Nii, nüüd teeme teise poolega peale ja teeme nüüd natuke harjutuse raskemaks ka, kes tahab raskemat variatsiooni. Ja loomulikult te saate selle sampommi raskuse järgi ka harjutust raskemaks teha. Nii, lülisamas paigas, vaata otse ette, kere on sul sirge, kõik on paigas. Nüüd paneme marssimise juurde. Ehk siis tõsta üks haaval. Ja, teine jalg. Nii, tõsta täiesti üles välja. Ei, painuta puus. Tõsta jalg üles välja, korraks hoiad ja rahulik alla. Hästi. Jalg üles välja, hoia. Ja, aga üleval hoiad ka korraks. Hoia. Hästi. Hoia ja kere on liikumatu. Hästi. Hoia üleval. Ei, hoia kauem üleval. Hoia nüüd. Ja nüüd läheb. Ja nüüd hoiad. Hoia ja läheb. Väga hea. Ja veel. Hästi. Ja nüüd see teeb vaagna, teeb alakeha veel nii-öelda ebastabiilsemaks selles osas, et nüüd peavad vaagna lihased veel rohkem omakorda tööd tegema, kerelihased peavad ülevalt stabiliseerima, et hoida kõik ühel joonel. Ära liiguta ülejäänud, ära vaata otse ette, lülisammas on sirge, kõik on paigal, jalg üles välja. Väga hea. Nii, ja farmeri kõnd ühepoolse lisaraskusega on siis hea harjutus lülisamba jaoks, siis ta on siis antilateraalne painutus, mis tähendab seda, et ta siis sa pead staatiiliselt hoidma kehatüve
paigal, samal ajal kui raskus sind ühele poole tõmbab siis ehk lateraalselt külje peale tõmbab sind painutusse, aga sina siis anti ehk siis hoiad nagu sellele vastu, hoiad staatilisena seda paigal ja treenid oma kerelihased niimoodi. Ja see on siis hea, sest tegelikult kui me mõtleme üldse kerelihaste treenimise peale, siis me tahame, et meil oleks näiteks, ma ei tea, kükkides või jõutõmmet tehes oleks väga tugevad kerelihased, aga siis me lähme, ütleme, kõhupingi peale lähme pumpama mingid 25 seeriaid niimoodi, et otseselt see liigutus, see dünaamiline liigutus ei ole nii otsese ülekandega näiteks kükkimise peale, sest kükkides meil on kere ja kehatüvi peab just olema staatiliselt tugev ja paigal, samal ajal kui meil suur kang on turjal ja samal ajal kui me alakehast siis dünaamiliselt liigume, ehk siis lähme põlve painutame ja puusa painutame ja siis sirutame. Ja samal siis jõutõmbega. Ehk selles mõttes on ta hea asi, mida vahepeal treenida, et ütleme siis ongi oma kere stabiilsust tugevamaks saada, et siis kui me teeme mingeid suuri baasharjutusi, et siis me oleme ka palju tugevamad ja stabiilsemad. Aga lähme järgmise harjutuse peale. Nii, järgmine. Me tegime siis nii-öelda külje peale siuke staatilise harjutuse tegime ära. Nüüd järgmisena teeme siis, see nimetatakse antisirutus, ehk siis küünarvarst toenglamangut teeme esimesena selle jaoks. Silver, ehk siis planking. Silver, mine positsiooni plankingu puhul. Nii, väga hea. Ja nüüd mida me teeme tegelikult, mida enamus nagu inimesed teevad, nad lihtsalt ripuvad seal, aga mida Silver praegu teeb, on see, et ta samamoodi kehatüvi pingestab ja osa kehatüvist siis ongi see, et meil on kerelihased, aga samamoodi meil on ka tuharalihased, ehk me kallutame vaagna natukene taha, pingutame kerelihased, pingutame tuharalihased ja hoiame sellega ennast stabiilselt positsioonis. Ja miks antisirutus? Sellepärast, et praegu gravitatsioon keskelt tahab meil siis, et me läbi vajuks nii-öelda kerest, aga meie siis oma kere keskosa tuharaga ja kerelihastega hoiame, et me keskelt läbi ei vajuks ja me tegelikult tahab meilt siis gravitatsioon keskelt niimoodi läbi tõmmata, et meil lähme lülisambast lähme sirutusse. Ehk see on antisirutus, ehk me staatiliselt hoiame sirutusele vastu, et olla, ütleme siis, stabiilsed ja olla selles asendis nagu tugevad. Ja see on siis hea nagu klassikaline plank, aga ongi aktiivne plank. Ehk siis me võime reied pinges hoida, tuharad pinges hoida, kerelihased pinges hoida ja Silveril on suht raske juba väga hea. Nii ja raskem variatsioon küünarvarst toenglamangust on see, et on pikema jõuõlaga. Ehk Silver võtab nüüd selle plank, nii-öelda küünarvarst toenglamangu positsiooni pikke. Nii, pane vaagen veits alla poole, Silver. Tuhar pinges, kerelihased pinges. Võid käed ülevad kokku viia, nagu sõrmed. Jah, väga hea. Aga nüüd, mis selle point oli see, et jõuõlg on pikem ehk kere jaoks, et tema Silveri küünaliigesed on natuke eespool. Need ei ole nagu vertikaalsed, vaid natuke eespool. Ja kuna jõuõlg on pikem, siis kerelihastel on ka raskem. Ehk see raskem seda positsiooni hoida, nagu näha Silveril juba praegu, et siin enam-vähem 30 sekundit on täis ja Silveril on näost täiesti punane juba. Väga hea. Nii et see on juba raskem variatsioon, mida võite ka proovida. Nii, ja siis kes tahab küünarvarst toenglamangule, siis staatilisele tahab väikselt dünaamilise ehk liikuva komponendiga juurde panna, siis miks mitte seda nii-öelda kõhurulli ab rollouti teha. Ja siis on olemas saalides erinevad siuksed tavalised rullikud, siin MyFitnessis on siuksed rullikud. Ja Silver näitab meile, kuidas see käib. See on siis samamoodi antisirutus, aga siin on jõuõlg muutub vahepeal pikemaks kere jaoks, siis muutub jälle lühemaks, ehk raskus nagu muutub. Väga hea. Eks põhimõtteliselt me tahame jälle keskelt hoida. Kere on meil pinges, tuharad on meil pinges terve aeg, kerelihased pinges niimoodi, et me ei lähe nimme osast, selja nimme osast ei lähe üle sirutusse. Ehk me kerelihastega hoiame seda positsiooni ja siis korduste vältel läheb jõuõlg, läheb pikaks, meil hakkab hästi raske, praegu on hästi raske Silveril ja nüüd ta tuleb tagasi, jõuõlg läheb lühemaks ja siis läheb jälle lihtsamaks. Ja niimoodi siis teemegi korduseid. Ja kelle jaoks on nagu väga raske, siis võib alustada ka lühemates kordustes või üldse nagu plankingust. Jälle hea variatsioon, mida teha, et siis kerelihaste ütleme jõudu ja siis samamoodi tuharalihaste ja kerelihaste koostööd õpetada kehale, mis on ülikasulik. Kui te teete kükki näiteks või teete jõutõmmet, siis te tahate alati, et teie kerelihased ja tuharalised mõlemad oleksid tugevad, stabiilsed, sest see toestab meil samamoodi. Lülisammast hoiab meie selja terve. Nii, tänane viimane staatiline kerelihaste harjutus on pull-offi press, teeme seda blokksüsteemilt siis käepidemega. Silver on paigas ja see on siis nüüd antirotatsiooni harjutus, ehk siis blokksüsteem tahab meid pöördesse tõmmata. Meie hoiame kerelihastega ja tuharalihastega kehatüviga ennast paigal, et me pöördesse ei läheks. Nii, Silver. Kõigepealt blokksüsteem, panete enam-vähem selle rindkere nagu kohale endale. Silver on väga hea praegu paigas. Jalad pane natuke laiemalt, Silver.
pöiad võite natuke välja keerata, pöiad välja, jah, väga hea. Ja siis pingutate tugevaid tuharalihased. Siin on need kogu aeg tuharalihased pinges ja samal ajal kerelihased pinges. Kõhupõikelihas, kõhusirglihas, kõik mant, mis meil seal keskel on. Ja käed sirgelt ees, ilus. Ja nüüd hakkate liikuma. Liigu Silver, keha lähedale kokku, rinde ees, vaatad otsa ette. Ja kõige tähtsam on siin see, et kere on meil liikumatu. Ehk siis põhimõtteliselt alakeha ei liigu, vaagen ei liigu, rindkere ei liigu, mitte midagi ei liigu, ainult käed liiguvad. Väga hea. Ja mis siin toimub? Räägime siis sellest mehaanikast ka, et Silver hoia käepide keskel. Oota, sul vajub Silver. Ja, sul tuleb otse siit sirgelt. Liigu tagasi rinnale. Hästi, otse, sirge joon. Mis juhtub? Blokksüsteem tõmbab meid sinna. Silver hoiab oma kerelihastega, tuharalihastega vastu. Hoiab sirge, ära vaata ringi, Silver, vaata otse ette. Väga hea. Et see kere ei läheks pöördesse ja siis läbi selle me treenime. Ja siis, mis selle mõte on, et me edasi-tagasi liigutame, on see, et jõuõlg läheb jälle pikemaks. Kui Silver käed lükkub ette, siis ta korraks hoiab, siis on suurem pinge meie kerelihastel kui siis, kui ta toob rinnale. Ehk siis iga kord, kui ta laseb käepideme rinnale, siis kergelt kere lõdvestub, on kergem. Iga kord, kui käed sirgeks ette, siis on hästi suur raskus. Ja siis ta läheb tagasi, on kergem. Ehk siis see on sama, nagu mis me kõhurulliga seal väljas tegime. Ehk kui ta üles tuli, oli kergem, allamine see oli raskem. Ja siis kindlasti mõlemad pooled alati. Aga üldiselt võiks pausi teha nende poolte vahel, aga Silver on täna tunneb ennast tugevalt. Ehk Silver teeb mõlemad pooled teeb järjest. Nii, väga hea Silver, tubli mees. Nii, ma loodan, et saite mõned võib-olla head mõtted kerelihaste treenimiseks ja siis just see staatiline komponent. See ei tähenda, et nüüd iga kord trennis peaksite hullult kõik need staatilisi harjutusi tegema. Pigem on see vahelduseks, et kõiki kolme kindlasti ei pea nagu ühes trennis tegema. Et pigem on see nagu vahelduseks teatud aja tagant nagu pange nagu treeningkavasse need asju, proovige seal teha, vaadake, kuidas on. Et iseenesest suht head asjad ja õpetavad võib-olla kehaga sinna kerele, ütleme, stabiilsust ehk siis liikumatust hoidma erinevate baasharjutustega, mida te jõusaalis näiteks teete. Vot, aga kui sulle video meeldis, pane like, pane kanalile subscribe ja näeme juba järgmine kord. Cheers!